Rõõm on suur, et kohe me helistasime meeskonna liikmed läbi, teavitasime, et meid on märgatud, tunnustatud, ja siis loomulikult me juubeldasime. Põhjust rõõmustamiseks on Rando Vinkil suisa 2-kordselt. Nende tooted aitasid võidule Ebaküdoonia ja Must Küüslauk. See tähendab märkamist, et no ei ole ainult suurettevõtjad, vaid et ka väiksed, kes tahavad suureks saada, on võimelised midagi tegema ja kui me suurte kõrval silma niimoodi jääme, et siis see annab sellist teotahet ja tegutsemist juurde. Uusi toiduaineid oli ju eelmise aastal turul tulnud rohkem kui need, kes ainult võidu said ja välja on pandud siin täna muidugi toiduainete autasustamisel väga-väga palju erinevaid tooteid. Mida siis siit degusteerida saab? Meil on siin tipikastet, meil on siin kodus šokolaaditükkidega ja siis on puding. Šokolaaditükid kõik ilusti lusika peale siit kokku korjama. Mega magus, või selles mõttes mega hea magus, et nagu magus peab olema ja šokolaadine, nii et täpselt see, mida lubati, kodujuus šokolaadiga. Lihtsalt heast toiduainest ei piisa enam ammu, et võid koju tuua. Üks eriauhinna pälvija on näiteks loonud hüpotoonilise alkoholivaba õlle. Rasmus Mägiga koostöös me selle õlle lõime, et Rasmusel oli idee, me tegime teoks ja siis lisasime sinna, kuidas öeldes, hüpotooniline jook, et mis see üldse endast kujutab, ongi see, et me lisasime sinna mineraalained, mis aitavad taastades inimest pärast füüsilist tegevust. Mineraalainete kogu see aitas välja töötada doktor Mardna, et see jook reaalselt nagu aitab ka taastada, see lihtsalt ei ole seal kirjas. See sari, mille me esitasime, see tervisekausside sari on tegelikult sisult hästi suur ja väga suur projekt olnud, väga palju nõudnud meilt ressursse koostöös teadlastega need tooted tegime. Et selles mõttes see väärtus nii meie jaoks kui tarbijate jaoks on olnud eriti suur ja väga tore, et selline tunnustus nendele toodetele nüüd ka sai. Meie toidutootjate toodetud toit on kvaliteetne, ta on tervislik ja mis on veel tore, et arvestatakse erinevate inimeste erinevate vajadustega. Et ma ütleks, et iga aastaga muutub see paremaks ja ka maitsvamaks. Kui palju te ise siis eestimaist sööte? Ma võin vist öelda, et mina sööngi ainult eestimaist. Ka seda, mida ma ise kasvatan ja ka mis on Eestimaal kasvatatud ja meil toodetud. Nii et mina olen väga Eestimaa toidu tarbija ja austaja. Jätkame ringkäiku, vaatame, kes siia ennast sisse seadnud on. 2-kordne tänane võitja, ma saan aru vist. Jaa, tõesti õnnestus meil nii rahvalemmiku tiitel napsata kui Eesti parim mittealkoholne jook, et läks väga suurepäraselt. Magneesium ju aitab teadupärast kõige vastu, nii väsimus, uni, liiges, lihasvalud, krambid, et sobib nii tavainimesele kui rahvasportlasele kui tippsportlasele, et siuke väga unikaalne lahendus, et hästi lihtne lahendus, mis tegelikult toimib ja nagu hästi kergesti joodav meie arvates. Vaatan, kui kergesti joodav see on. Mina enda und tahaks ka parandada, võib-olla täna öösel magan nagu nott, kui ma siin midagi ära joonud olen, nii et võtaks ka kohe hea meelega ühe pitsikes antakse siis täna, pitsike vett. Aitäh! Okei, see ongi magneesium, ma mõtlesin, et äkki see on veel maitsestatud mingisuguse marjaga või midagi, aga tundub nagu oleks mari sees natukene. Spinat ehk siis tervislik. Sulab suur. Sulas täiesti ära. Väga hea. Õige tunnustus. Ja spinat, no mulle spinat muidugi meeldib ka, aga ma arvan, et kõik, kes kardavad spinatit, võiksid seda kooki ikkagi proovida, siis saavad oma head vitamiinid ja kõik mineraalained ja kõik muud, mis sealt spinatist tulevad ka kätte, aga kooki süües. Ja ei ole see Karlssoni moodi, et spinatit ei taha, et see on siuke mõnusa maitsega. Kõigi võitjatega saab tutvuda Toiduliidu kodulehel. Auhinna pälvinud tooted saavad vastava märgise ning on otse loomulikult leitavad poelettidelt.